Sit, attention. Ja vägev andmine on kohe läinud lahti algusmeetritest. Me näeme, kuidas siis Tallinna Saksa Gümnaasium, Mästaitsu põhikool, Viljandi Kesklinna kool, Narva Kreenholmi gümnasistid teevad tugevat tööd, et hakata paremus siin selgeks saama juba algusmeetritest, aga välja arvatud Narva Kreenholmi gümnasistid on teised kõik esikohas kinni praegu, sest et võib öelda millimeetri täpsusega 11 seal mõõdetakse ja täiesti joonlaua järgi koos liigutakse, kui 150 meetrit on seda sõitu juba läbitud, nii et see 500 meetrit läheb tõeliselt kiiresti ja hoogsalt ja loomulikult osalejad ka seda teavad. Aga Jaan Tults siin ka juba rääkis, kus koolid on väga aktiivselt alati osa võtnud ja Sisekaitseakadeemiat mainis, kus on tugevaid sõudjad ja eks siin ka koolide arvestuses on Viljandi tiimis mitmed tuntud noorsõudjate nimed, nii et suurepärane näha, et ka oma õppeasutuse nimel pingutatakse ja oma kooli lippu kõrgel hoitakse. Aga Viljandi Kesklinna kool, nii nagu endamisi ka mõtlesin, võib olla üks pretendente siin ka tänasele esikohale ja ongi näha, kuidas Kesklinna kooli õpilased on vaikselt saavutanud Mästaitsu põhikooli ees edu. Jäänud on napilt üle 100 meetri minna, no see on nüüd küll nii-öelda grammikene kõigest minna. Nüüd on vaja võtta nii-öelda jalad kõhu alt välja, teha viimane lõpuspurt, aga mitte individuaalses soorituses, vaid kõik peavad maksimaalselt pingutama ja seal, kui üks teeb väga hästi, teine aga keskpäraselt, siis juba tegelikult tähendab ka see tulemuses korralikku kukkumist. Aga läheb eriti põnevaks, vaadake, mis on toimumas keskeda, täiesti võrdne kolme tiimi vahel seis ja kas nüüd jah, ikkagi arvuti annab meile siin kümnendiku võrra paremust Mästaitsu koolile, nii et congratulations Mästaitsu Elementary School from Lithuania for winning this competition. 1.51,7 ja vaid kümnendikuga Viljandi Kesklinna kool peab leedulannadele alla vanduma selles väga põnevas võistluses. See oli millimeetrite mäng.